tööobjektidega. Ma valin endale vasakult poolt tööriista menüüst Rectangle Tool tööriista, mitte nüüd see läbi kriipsutatud ristkülik, vaid lihtsalt ristkülik. Ja seejärel teen topeltklõpsu siin värvi alas, kus praegusel hetkel on läbi kriipsutatud punane ja valin siit mingisuguse värvi. Nüüd kui ma Rectangle Tooliga vajutan vasaku hiirenupu alla ja vean ekraanil, siis ma saan ekraanile joonistada ristkülikuid. Joonistan siia mõned ristkülikud ja seejärel valin vasakult poolt tööriista menüüst Selection Tooli, kiirkäsklus on klaviatuuril V. Selection Tooliga saan ma erinevatest kujunditest kinni haarata ja kui te olete kujundist kinni haaranud, siis te näete, et kujundile tekivad ümber sellised käepidemed ja see näitab seda, et see konkreetne kujund on märgitud. Kui ma soovin, võin ma ekraanil korraga ka ära märkida mitu kujundit. Selleks ma pean klaviatuuril hoidma Shift-klahvi all ja vasaku hiirenupuga klõpsates. Nüüd märgite mul ekraanil ära 3 kujundit ja näete, et see käepidemed on siis tekkinud kogu selle ala ümber. Teine võimalus rohkem kujundid ära märkida on kuskil tühjas alas vajutada alla vasak hiirenupp ja hakata hiirega vedama. Ja nüüd me veame ekraanile sellise punktiiri ja kui ma hiirenupu lahti lasen, siis kõik need objektid, mida see punktiir kas või riivab, kõik need objektid saavad mul märgitud. Nüüd ma märgin ekraanile ära praegu endale ainult ühe objekti ja vaatan, mida ma nende käepidemete abil teha saan. Kui ma liigun hiirega siia käepideme peale, tekib mul nurga peal selline 2 otsaga noolekene. Ja selle noolekesega saan ma endale ekraanil objekte vedada suuremaks või väiksemaks. Vajutan hiirenupu alla ja vean ja tõesti muutub väiksemaks ja muutub suuremaks. Kui ma hoian vedamise ajal all klaviatuuril Shift-klahvi, siis hoitakse mul objekti külgede suhet alles. Nii et kui te mõnda fotot või ettevõtte logo veate suuremaks, väiksemaks, siis hoidke kindlasti all Shift-klahvi, et teil külgede suhet ära ei rikutaks. Kui ma liigun siit nurgast natukene väljapoole käepideme juures, tekib mul selline 2 otsaga kaarega nool. Ja nüüd, kui ma hiirenupu alla vajutan, siis ma saan endal kujundit ekraanil keerata. Ja jällegi, kui ma hoian Shift-klahvi all, keeratakse mul kujundit ette antud sammude võrra, see on siis 45-kraadiste sammude abil. Kujundi ringi tõstmiseks vajutan ma lihtsalt kujundi peal, lohistan ja lasen lahti ja niimoodi ma saan kujundeid ringi tõsta. Kui ma tahan kujundist koopiat teha, siis võimalusi on 2. Üks võimalus on edit menüüst käsklused copy ja seejärel on meil käsklus paste, millega tehti koopia, või siis kiirkäsklused Ctrl-C, Ctrl-V, aga sellest oluliselt mugavam on kasutada jälle seda sama Selection Tooli, klõpsata mõne kujundi peal ja nüüd, kui ma hakkan teda uude kohta lohistama ja lohistamise ajal hoian Alt-klahvi all, siis lohistatakse meile uude kohta koopia. Nii et Selection Tooliga klõps objekti peal märgib objekti, seejärel ma saan teda ringi liigutada, ma saan nurgast kinni võttes suuremaks, väiksemaks venitada ja ma saan natukene nurgast väljapoole liikudes objekti keerata. Ja kui ma Alt-klahvi all hoian ja lohistan, siis lohistatakse mul uude kohta koopia.